6.–9. juuli leidis aset Valgamaal Matsa spordibaasis noorkotkaste ja kodutütarde 14. suurlaager, milles osales 15 malevat ning külalised politseist ja Lätist. 4 päeva jooksul said noored panna ennast proovile erinevates tegevustes. Teisel päeval orienteerumises metsateel, mille vältel tuli lahendada erinevaid ülesandeid. Kolmandal laagripäeval ronimises, kokkamises, meisterdamises ja paljuski muus. Kuidas sulle on siiamaani laagris meeldinud? Minul on meeldinud väga hästi. Kogu aeg on tegevust, et ei ole niimoodi, et igav on ja meil on olemas pallid ja saame mängida vabal ajal ja meeldib väga. Kas tänastes või eilsetes punktides õppisid ka midagi uut või teadsid kõike juba varem? Ma õppisin seda, kuidas sidet pidada ja siis seda, et kuidas telki üles panna ja nagu kuidas orienteeruda ja Mis on laagri juures kõige meeldejäävamat ja kuidas laager üldiselt meeldib? Minul kõige meeldejäävam hetk on ilmselt tänavatantsus osalemine, et väga lahe oli. Mulle meeldisid juhendajad eriti. Kas tänastes ja eilsetes punktides õppisite midagi uut või teadsite juba kõike varem? Mina õppisin seda posti ülesanne oli seal. See oli päris keeruline, millega meil ka väike tõrge tekkis, aga muidu oli kõik päris lahe ja võit tuli koju. Mulle jäi see pallivise, sellepärast oli nii raske kuidagi. Kuidas jäite rahule laagri korraldusega? Laagri korraldusega jäin väga rahule, et meeskond, kes seda laagrit läbi viis, oli võiks öelda, et üsna professionaalne ja inimesi oli hästi palju. See on alati üks võtmeküsimusi õnnestunud ürituse puhul, et kui inimesi on palju, kes siin tegevusi ellu viivad, siis tegelikult see ka õnnestub üldjuhul. Nii et mina jäin korraldusega rahule. Laager lõppes piduliku rivistusega ning järgmine aasta saavad noored kotkad ja kodutütred pidada suurlaagrit Raplamaal.